Tere, tere! Maris jälle siinpool Naudingi Energiast kanalil. Aitäh, et olete olnud kuulama. Seekord on mul soov rääkida sellest, kui oluline on see, millist infot me tarbime, millist infot me sisse võtame ja mida me kuulame ja millest me osa saame. Et kui ühes eelmises videos ma rääkisin sellest, kui tähtis on meie sisekõne, kuidas meie mõtted loovad meie seisundit ja meie olekut, siis oled sa kunagi sellele mõelnud, et võib-olla need mõtted, mis sinu peas keerlevad, ei olegi sinu omad. Kõlab kõhedalt. See soov sellest teemast rääkida tuli mul seoses sellega, et just hiljuti käisime perega reisil Põhja-Makedoonias, täiesti uus riik, kus ma pole varem käinud. Väga armas, soovitan soojalt, aga kuna see on Euroopa Liidust väljas, siis minu telefoni internetipakett ei toeta seda piirkonda ja ma ei soovinud eraldi maksta interneti eest, siis seega minul lihtsalt telefonis ei olnud internetti. Tuli välja, et ka külaliskorteris oli wifi'ga probleeme, seal ka ei töötanud see ja siis lahendus oleks olnud kuskil kohvikutes käia internetis vajadusel. Aga mul isegi ei tulnud seda lõpuks pähe. Ja järsku oligi selline tunne, et oi kui hea on, kui mingit infot kuskilt ei tule. Et ma ei tea, kuidas sinul on, aga kindlasti teistel minuealistel ja veelgi noorematel on kindlasti selline varjatud nutisõltuvus. Või üldse see info ja internet ja uudised ja kõik see nagu pressib nii peale, et ise arugi ei saa sellest. Ja siis oligi umbes selline tunne, et oi, et järsku on nii rahulik, et nagu ei tule mingit infot igalt poolt. Et minu arust sellega on natuke nii nagu kujuta ette, et sa näiteks päev otsa oled kuskil müra sees. Oletame mingi tööl on kuskil müra või oled päev otsa kuskil suures melus mingis linnas ja siis õhtul jõuad koju ja mingi et mis see nüüd oli? Ja sellega seoses see pani mõtlema, et kui oluline on tegelikult igapäevaelus teadlikult tarbida ja mõista ja aru saada, mis on tegelikult sinu mõtted, sinu inspiratsioon. Need küsimused, mis on tegelikult olulised ja millele mõtlemine ja mille kallal siis töötamine päriselt sinu energiat väärib. Ja seda teemat on põnev lahata Human Designi peakeskuse võtmes. Et kui sa oled tuttav Human Designi eneseavastussüsteemi kehakaardiga, siis see on selline inimese kujukene, kus on 9 energiakeskust. Et siin peakeskus on see kõige ülemine, see, mis siin kaardil kollaseks on välja värvitud. Ja siis selle energiakaardi järgi inimese energeetiline ülesehitus koosneb 9 energiakeskusest, millest igaüks siis töötleb mingit teatud liiki energiat, mille eest vastutab peakeskus. Seda kutsutakse ka krooniks ja see on kõige ülemine energiakeskus ja see on üks 2 survekeskusest. Miks on nii oluline see survekeskus? Sest selles energiakaardis ongi 2 survekeskust. Üks survestab alt energia liikuma ja teine siis see peakeskus survestab sealt ülevalt poolt. Et siis hakkaks see energia liikuma. Ja see peakeskus siis tegelebki inspiratsiooniga, mõtteainega ühesõnaga. Söödab meile küsimusi, kahtlusi, kõike seda, mille kallal
nuputada ja mõelda. Ja kuna see siis survekeskus on, siis põhimõtteliselt see vasardabki sinna pähe, et nüüd mõtle. Aga siin on hästi oluline ära tajuda, mis tegelikult on vajalik ja mis pole vajalik. Ja need energiakeskused võivad olla kahte moodi, nii peakeskus kui ka see siis kehtib kõikidele ülejäänutele ka. Energiakeskused human designis võivad olla defineeritud ehk täidetud. Kui sa vaatad oma kaarti, siis need on värvitud, seest värvilised. Ja need siis annavad välja kogu aeg energiat, seda tüüpi, millega see energiakeskus siis vastavalt töötab. Ta annab välja, tal on siis nagu pidevalt selline usaldusväärne ligipääs seda tüüpi energiale. Ja need defineeritud keskused siis mingil määral meid määratlevad. Et see on see, kes me siis oleme, igal ühel individuaalselt. Aga kui sa näed, et sinu kaardil on mõni keskus valge või seest värvimata, näiteks see peakeskus, nagu 70% inimkonnast on peakeskus valge, defineerimata ehk avatud. Avatud energiakeskused võtavad energiat vastu. Et neil ei ole sellist konkreetset fikseeritud väljendust, aga need töötavad nagu raadiolainete energia vastuvõtjana ja võimendajana. Et kui need seest värvitud, defineeritud keskused siis määratlevad meid ja on sellised fikseeritud ja kindlad omadused, siis avatud keskustes, valgetes, see on see koht, kus me õpime elu erinevaid aspekte, kus me õpime erinevaid kogemusi, peakeskuse kaudu siis avatud peakeskus võtab vastu enda ümbert energiaväljast, keskkonnast, teistelt inimestelt, inspiratsiooni, mõtteid, küsimusi, probleeme. Et nüüd me jõuamegi siia kohta, et kuidas on võimalik, et sinu küsimused ja probleemid ei pruugigi alati tegelikult olla sinu energiat väärt. Ja pole vaja mõelda nende üle. Et lihtne on öelda, et pole vaja mõelda, aga keerulisem seda teha, eks ju. Et kui ma siis olingi seal reisil ja oli nagu seda infotulva ja palju vähem ja no kes nüüd teab võib-olla rohkem nendest üldse nendest lainetest ja wifidest, et ma ei ole küll otseselt lugenud selle kohta, aga seal ma küll tajusin, et kuna me ju nagu linnapildis ja koduses keskkonnas oleme üldiselt ümbritsetud igasugustest nendest tehislainetest, et eks see ka nagu mõjutab kuidagi mõttetööd, et seal Põhja-Makedoonias me olime sellises väikses kohas, looduslähedases kohas, telefonis internetti ei olnud, järelikult sealt seda kiirgust ei tulnud ja võib-olla siis looduses ka oli vähem seda wifi ja kõike neid muid laineid. Et palju avaram ja nagu ja no üldse tundsid, et oled rohkem maailmaga ühenduses. Et mõtle, kui vastuoluline, eks ju, et me loeme uudiseid ja tahame infot, et olla ühenduses. Aga võib-olla see tegelikult üldse viib meid kaugemale ühendusest, ühendab meid lahti. See uudiste tulv ja see mõttemüra ja see võõras inspiratsioon, et see ühendab meid lahti sellest, millega tegelikult me peaksime ühendust otsima. Läks natuke keeruliseks see mõttelõng. Et ja, muidugi seal peakeskuses on siis veel omaette kolm väravat numbrikest. Siit ei ole hästi näha praegu, et iga see numbrike värav siis veel kannab oma teemat.
aga jah, põhisõnum siis ongi see, et kui sul tuleb mingi ootamatu inspiratsioon pähe või mingi mõte, siis ära kohe torma tegutsema. Et ma olen ise küll teinud seda viga mitu korda, et kuna see avatud peakeskus siis on vastuvõtlik ja väga naudib igasugust sisendit, et näiteks kui sõber kirjeldab sulle mingit põnevat kogemust, et käis langevarjuga hüppamas ja kui äge oli, siis nagu tekib endal ka kohe selline inspiratsioon ja elevus, et vau, kui äge, et ma vist peaks ka minema ja siis lähedki kohe juba broneerid ja pärast vaatad, et see vist ei olnud tegelikult nagu minu inspiratsioon. Et igasugused podcastid, raamatud, kõik see on inspiratsioon, kui sa käid näitustel ja sul on avatud peakeskus, siis see võtab vastu ja nagu võimendab ja see on hea koht, kus seda kogeda, nautida, kirjuta üles, mis sulle nagu inspiratsiooni pakkus ja siis lase sellel natuke settida. Et seal tuleb juba appi human designi strateegia ja autoriteet, mis aitab otsustada, et kas need mõtted ja küsimused ja probleemid ja inspiratsioon on tegelikult mõeldud sinule töötamiseks, nende kallal toimetamiseks ja nende najalt siis kuidas seda öeldakse, take action, et nende najalt siis millegi alustamiseks või on see lihtsalt mõeldud maailma kogemiseks ja nautimiseks. Et ma olen palju rääkinud nüüd sellest avatud peakeskusest ja nende konksudest. Kui sul on see defineeritud peakeskus ehk seest värvitud, see toimib natuke teistmoodi. See tähendab seda, et ongi pidev ja fikseeritud selline sisendite voog. Ja need on sinu enda inspiratsioon ja sinu enda mõtted. Aga seal on siis pigem see, et tõesti, et ongi raske seda, neid pilte ja neid kahtlusi nagu kontrolli all hoida ja fikseeritud peakeskusega inimesed on väga võimekad analüütikud, ratsionaliseerijad. Et seal pigem on see teema, et tuleb õppida mitte kinni jääda nendesse mõtetesse ja mõttemustritesse. Et avatud keskus, kui seda õppida tundma, siis on võimalik nagu kõik see ära sulatada ja jääbki lihtsalt nagu avatus ja voolavus. Et selle kallal ma veel õpin seda veel ja nii, aga ole siis teadlik selle suhtes, mida me tarbime ja kas on ikka kõiki neid videosid ja podcast'e vaja kuulata. Et mõnikord on natuke vaja paastuda. Et mulle tuli küll see reisipaast väga kasuks. Siis muidugi oli jälle nipp see, et konks see, et kui sa tagasi sinna infomürasse saad, et siis see tuleb nagu laviin ja kõik see nagu avatud keskustega on ka see teema, et kuna neil ei ole sellist fikseeritud ja kindlat seda energiavoogu, siis ta nagu tahaks alati rohkem ja veel, et ta nagu januneb selle järgi, et avatud peakeskus siis januneb tegelikult selle inspiratsiooni ja küsimuste ja probleemide järgi. Aga tegelikult see on lihtsalt see mitte mina tunne, see mitte piisav tunne, et kuna mul on nagu see avatus, siis mul ei ole sellist endale iseloomulikku ainuomast energiavoolu seal peakeskuses. Et tegelikult see tugev külg on selles, et need inimesed siis, kellel on avatud peakeskus, ongi väga
vastuvõtlikud ja võivad olla huvitatud väga paljudest erinevatest asjadest, väga uudishimulikud, sest et nad ei sulge ennast sinna mingisse oma maailma, et kellel on siis seest värvitud, defineeritud peakeskus, siis neil on rohkem selline oma mõttelaad, nagu jäigemad arusaamad maailmast, sest et see on neile omapärane ja nemad ongi siin ilmas, et seda oma isikupärast inspiratsiooni siis teistega jagada. Aga need teised, kes seda vastu võtavad, neil tuleb siis tugineda oma autoriteedile ja strateegiale, oma kehateadvusele, et kas need võõrad inspiratsioonid siis on mõeldud tegutsemiseks või mitte. Loodan, et oli mingit mõtteainet. Minul siis oli selline taipamine. Soovin kõigile kaunist juunikuud. Meil nüüd algab koolivaheaeg ja kindlasti Eestis ka ju lapsed said tunnistused, lõppes kooliaasta ära, et palju päikest ja lõbusat suve. Kohtumiseni!